tõuka. Niisiis, sõnad. Puhu tuul ja tõuka paati, aja kuramaale mind. Proovime. Puhu tuul ja... Ma tahaks, et kõik laulaks. Tõuka paati, aja kuramaale mind. Teeme väikse pausi. Miks liivlased tahtsid minna Kuramaale? Sellepärast, et seal oli üks nende väike pesa. Nad lootsid seal leida oma kodu ja küla. Nad ei leidnud, lätlased ei võtnud neid väga hästi vastu, aga siiski nad sobitusid sinna pikka mööda mingil määral. Sellepärast on ka järgmine salm. Kura ema oma tütre lubas kodukanaks mul samas helistikus. Proovime kõik kaasa laulda. Kura ema oma tütre lubas kodu kanaks mul. Lubas, kuid ei andnud, aga nimetas mind joomariks. Ja lubas, kuid ei andnud, aga nimetas mind joomariks. See oli muidugi täiesti vale, sest et tegelikult liivlasi ei tahetud sinna Kuramaale ja leiti 1000 põhjust, et ei saaks anda Läti naisi liivi meestele kodukanadeks. Ja sellepärast ta laulabki, et ma joonud kõrtsi kuivaks, sõitnud oma varsa vaeseks sõitnud maa. Proovime. Et ma joonud kõrtsi kuivaks, varsa vaeseks sõitnud maa. Teate, nüüd tuleb kõige filosoofilisem salm ja see on ülekantav ka praegusesse aega. Vaadake, mis me teeme oma elus. Me tegelikult joome oma raha eest. Sest järgmine salm ongi oma raha eest ma joonud, sõitnud oma varsaga, oma autoga, oma liisinguga, oma laenudega, oma õudustega, aga ma olen ju mees, kes on kuidagi moodi vastu pidanud, et ärgu see Läti ema tulgu mölisema minu liivi mehe kallale, sest ma olen sõitnud oma varsaga, seega siis sõnad oma raha eest ma joonud, sõitnud oma varsaga. Proovime. Oma raha eest ma joonud, sõitnud oma varsaga. Ja nüüd jälle vaikne esimene salm, täpselt nii nagu liivrahvas kuhtuski kusagil siin not far from, eks ole ju. Samamoodi lõpetame ka meie puhu tuul ja tõuka paati, aja Kuramaale mind. Proovime. Puhu tuul ja tõuka paati, aja Kuramaale. Aitüma, lodjarahvas!